kooliteed ja mul on tunne, et järgmised 50 aastat on ta selle maja kooliga seotud õpilasena, õpetajana, õppealajuhatajana, koolijuhina ja vilistlasena. Kolleegina mul oli esialgu selline tunne, et paneme ikka kooli juurde. Siis ma sain aru, et see minu mõte on väga väiklane. Nii et aitäh Karinile, kes tuli mõttele, et see peab olema kuskil mujal ja tegelikult just siin. Nende iidsete müüride juures, kus sealt teiselt poolt tuleb aeg-ajalt väga ilusat muusikat. Ja kus pingil istudes võib vaadata meie linna esindusväljakut sinimust-valge lipuga, on täpselt see õige koht ühele muusikaõpetajale, koolijuhile, ajakirjanikule, poliitikule, maastikule. Koju olen nii hea tulema appi. Kas sa võid ikka minna? Siin viibijad. Esimene B-klass oli meie klass. No mina jäingi sinna majja kinni. Andres sai ikka vahepeal väljas ka käia. Minul täna mööduski täpselt 50 aastat, kui ma sinna majja läksin ja võiks öelda nii jäänudki. Koos alustasime 1. septembril ka muusikakoolis, mis oli siin samas ju vasakut kätt. Vanemad inimesed mäletavad. Ja Andrese ema just paar kuud tagasi meenutas seda, kuidas ta mäletas seda pilti, kuidas me tulime, no tõenäoliselt solfitunnist, siis niimoodi üksteist müksides ja togides, nagu lapsed ikka seda vahest teevad. Ja ma tahaks täna Andresele ühe laulu laulda. Ma loodan, et tuleb välja ka, kui ei tule välja laul, no siis ma lõpetan luuletusena. Aga ehk ma täna juba laulan talle. Vaev lihtsalt toetab nüüd natukene naabrimees. Andrese naabrimees, mitte minu. Et pisut järje peal küsida. Ja ma mõtlesin, et mis see siis võiks olla, mida Andresele laulda ja see on kiri vendadele. Ma arvan, et see oli 1983 Tuksi laululaagris, meie esimene ühine laululaager. Olo-Matt Tiiseni muusikali Charlotte Põrku ettevalmistamine, kus me seda laulu siis niimoodi õhtustel koosviibimistel laulsime. Tean, et kustumine on mu suurim võit. Parim osa must, see on päris selge. Ja mu minek, see ei taha ühtki õit. Mida torgata, võiks see väärida. Mõned laulud laulge, vennad, teid on vähe. Laulge päriselt, ükskõik kui valesti. Küll ma kaasa laulun, sõnad jäid mul pähe. Kui ma elasin te keskel alasti, on üks müür ja kus te ise teate, loksub
ja pahemalt. Selle alt te ise võtme võtma peate. Kui mind pole, saate maja vähemalt. Küllap lauanõusid leiate te ise ja ka riideid minu suurtest kappidest. Siis kui püha tuleb sahtli alumise, peate avama seal jätkub lippudest. Mõned laulud laulgem, vennad, teid on vähe. Laulge päriselt, ükskõik kui valesti. Küll ma kaasa laulan, sõnad jäid mul pähe. Kui ma elasin, tehes veel alasti. Võite minu tehtud laule ümber teha. Ise teate ju missuguseid, et te maha raiuks, seda ma ei taha. Suuri puurid, neid majataguseid. Mõned laulud laulgem, vennad, teid on vähe. Laulge päriselt, ükskõik kui valesti. Kas ma kaasa laulan, kas nad jäid mul pähe? Kui neid kirjutasin, tookord alasti. Toome sulle kahte asja. Esimene asi, see on Andrese viimane kõne. See oli ta Riigikogu. Ja see on koos parandus. Palun. Armas Anneli, siin on üks pilt, mille on joonistanud Andresest üks Võru kooli esimese klassi õpilane. Ja Andresele endale see pilt väga meeldis. Ja nüüd mul on see võimalus sulle see üle anda. Ja omalt poolt ma tahaksin öelda, mul on väga hea meel, et oli selline võimalus see lühike hetk elust koos Andresega käia. Ja ta on öelda, et ilma Andreseta on see maailm vähe viletsam paik. Aitäh sulle! Andresele see pilt väga meeldis, seda ta pole kunagi nii kõhnu olnud. Yes. Andrese pilt. See on Andres, jah. See. Emal on ta üks. Sinna pöörake ennast teisi pidi. Väga õnnelik, et Andresel on olnud nii palju sõpru. Kõik te olete väga kallid. See on selline tunnustus, mida inimene ei saa. Ma tahaksin väga, et oleks veel see 1. september, kui ma 6-aastase Andresega läksin Kuuse tänava kooli kooli. Ta tahtis nii väga minna kooli. Ma ütlesin, et sa ei ole ju veel nii vana, et alles sa saad veebruaris 7. Ta ütles, et mis see siis tähendab? Lähme ikka proovima. Läksime õppeala juhataja juurde siis proovima. Õppeala juhataja palus tal lugeda ühe väikese lõigu.
kuna Andres oskas lugeda juba 4-aastaselt, siis see oli muidugi käkitegu. Ja siis selle peale ütles õppealajuhataja, ma kahjuks ei mäleta enam tema nime, et ta loeb ju nagu 3. klassi laps. Las ta siis tuleb kooli. No, poisi nägu läks nii palju särama, et saab ometi teiste hulka ja nii nagu ta sinna Kuuse tänava kooli läks, hakkas ta seda kooli armastama ja armastas seda 50 aastat. Ta ütles alati, et ma olen nii õnnelik inimene, minu ümber on alati olnud hästi palju häid inimesi. Ta pidas väga lugu oma õpetajatest, armastas ja pidas väga lugu oma kolleegidest ja kõige rohkem armastas ta oma õpilasi. Kui ta sai õppealajuhatajaks, siis juhtus nii, et üks väike poiss tegi mingit vallatust. Aga siis oli selline komme, et karistuseks saadeti siis kas direktori või õppealajuhataja juurde. Noh, Andrese jaoks oli see muidugi esimene kord. Nii kui see väike poiss tuli uksest, siis ta ütles, et mul tikkus nii kangesti naeru peale, et mina olen siis see koll, kelle juurde saadetakse karistuseks. Läks ruttu teise tuppa, et poiss mitte ei näeks, et ta tegelikult naerab. Siis katsus enda tõsiseks. Mul tuli tagasi ja küsis, et millega sa siis hakkama said. No poiss tunnistas siis üles, mis ta teinud oli. Ma ei mäleta ka seda, mida ta just oli teinud. Ja siis Andres oli ütlenud niimoodi, et no anna oma mehe sõna, et rohkem sa niimoodi ei käitu. Et siis lepime ära. Poisi silmad lõid särama ja nägu läks nalja täis, et ei saadetagi isa ega ema järgi. Ja ühesõnaga tal lubati tagasi klassi minna. Ja ei juhtunudki rohkem selle poisiga ühtegi pahandust. Ja siit moraal, et tõepoolest headus võidab teinekord palju rohkem kui kurjus. Ta on ütlenud alati, et koolis on palju rohkem rõõmu kui muret. Ja selleks, et ta seda teile alati iga päev kordaks, kuna ei ole kellegi võimuses teda enam siia tuua, siis palun teile igapäevaseks vaatamiseks see lõuendile maalitud pilt, see on tema kasuvenna poolt maalitud, kes on hobikunstnik ja nii kaua kui Kuuse tänava kool toimib, palun hoidke teda oma seas. Ja siis ta on kindlasti ka väga õnnelik ja hinges on alati teie. Ja mina sanon, aitäh teile kõigile. Aitäh! Puudutab seda, et headus on tunduvalt olulisem kui. Aitäh! Soovid veel? Kas keegi tahab midagi öelda veel? Aga siis meie poolt suur aitäh, kas keegi tahab veel? Mul on hea meel teatada või rääkida teile, et Andres tegi head ka nägemispuudeliste inimeste jaoks. Ta luges sisse 21 raamatut. On tõesti tänu ja me oleme õnnelikud,
et ka meie oleme Andresega sõbrad ja seal. Ta tuli hommikul juba kell 7 tihtipeale lugema, sest tal ei olnud aega. Ja nii me tegime ja nii me olime. Ema teab hästi. Ema hüüab mind vahest, et ma olen teine ema Andresele, et ta tuli minu juurde selleks, et ema juurde ei läinud ja tuli minu juurde lugema. Ta ütles, et ta puhkab selle lugemise ajal. See oli nii. Ja paar päeva enne oma viimast minutit käis ta veel lugemas. No ei saa aru, kuidas lugemas. Aitäh! Tervist! Kui Andres Ammase peale mõelda, siis minu arvates ei saa olla midagi sümboolsemat kui üks pink, mis tema mälestuseks teha, sest Andres ikka ütles, et kui midagi oli vaja selgeks teha, siis tule, lähme, istume, räägime. Ja siis, kui sa istusid taga ja rääkisid taga, siis seda tarkust oli väga palju ja uskumatult palju. Ja veel kord on väga kahju, et see tarkus on temaga koos kahjuks ära läinud nüüd, aga see mälestus nendest jutuajamistest, nendest istumistest seal pinkide peal on ülimalt hea ja ülimalt sügav. Nii et tänud kõigile, kes selle hea idee peale tulid ja istume siis täna koos ja räägime selle sama pingi peal. Püüame vähemalt tarka juttu räägime. Isko, kas sa selle pingi peal on kirjutatud esimene sõna maestro? See sõprade jaoks oli see nii iseenesest mõistetav, et see sõna seal peab olema, see nimetus ja see sõbrad kutsusid Andrest maestroks, aga see põhjus või just kohas see alguse sai on Andrese sõber Veiko. Võib-olla sa üritad nagu öelda, millal sa esimest korda ütlesid Andresele maestro? Tõesti ei mäleta seda, aga see oli, ma arvan, kuskil 80-ndate algus võib-olla. Ma mäletan, et algul väga vähesed sõbrad võisid öelda Andrese kohta maestro. Kõiki teine ütles, et kuule, ei, sina ei või öelda. Võib öelda ainult Veiko ja Madis. Võib-olla veel mõned sõbrad. Aga seda pinki vaadates, see pink on ilus. Aga see pandi kahjuks liiga vara sellest, et oleks pidanud panema 30 aastat hiljem. Ja kummaline mõelda, maestro surmast saab juba 2,5 aastat. Aga ma ei tahaksid öelda, et iga päev. Aga nädalas korra 2 ikka mõte läheb maestro peale. See on aga veider mõelda, et umbes samal ajal suri mu isa ka. Isaga ma olen ammu rahu teinud. Aga maestro see kurat kummitab kogu aeg. Et paraku nii on ja just teatud hetkedel. Kui see on Tallinnast Haapsalu poole kuskil Risti Pallipere kandis tuleb maestro meelde. Kurat, et õhtul on teha vekslit toogid. Ajad seda Haapsalu asja meenutada. Paraku ei ole see enam võimalik. Või teine asi, käisime vennaga vaatamas Berliinis kirgjõustikku. Kõik oli tore, ilm oli ilus, Berliin, medal tuli. Aga midagi oli nagu puudu. Maestrat ei olnud. Jah, see näitab tegelikult, kui suure jälje ta on ikkagi meisse jätnud ja sellest saab alles nüüd aru. Ja ma arvan, et see pink on võib-olla selle maestro meenutamise mitte nüüd viimane tähis, vaid seda vääriks veel palju rohkem mälestamist. Ja ma arvan, et maestro sõbrad ka tulevikus panevad õla alla, et võib-olla siis ka mingi suurema, või teab, päris ratsamonumendiga, aga kuidagi ikkagi maestro mälestustel suuremalt meenutada, mälestada. Ta on seda väärt, mul oli seda väärt.
või siis kooli ja pere poolt. Suur aitäh täna tulemast ja kõik ootab. Saate omavahel rääkida. Saadame.